13 kuud, mis on lahutamas meid veel siis põhjooaja lõpust ja ka tegelikult kohamängudest. Jah, ja kui ka ta võiks palli mängida, siis tõenäoliselt veel üks isa. Georgi Tšintsaatse, kes on seda tiitlit saanud siis 3 päeva nautida. No on juba vana mees. On. Vana isa. Juba on vana isa. Helistasin talle täna hommikul sooviga kokku saada ja intervjuu asjus kohtuda ja mäletan mõned... Selle mängu Ospile taas Archibald ja kohe viskele ja see on ka tabav, nii et 32-21. Tartus, kus peaks olema fänne kordi rohkem linnas, mis on mitu korda suurem Raplast ja me näeme ainult 400 inimest saalis. Mina siinkohal tahaksingi sõimata kõiki, kes vaatavad praegu. Archibald annab Kajale ja Kaja uuesti tagasi ja siis läheb nüüd ikka, otsitakse seda Ospit sealt korvi alt põhjusega. Archibald mängujuhina nüüd läheb ise peale viskele, Ospi lauda läheb ja murrab, aga lauda ei ole vaja võtta. Ure käes pall. Uuesti Kriisa läbimurdel välja. Archibald, 2 on see, kui sisse läheb ja on sees. Ja kiiresti on juba tulnud Kalev rünnakule, aga... Mina olen näinud välismaal ükskord ühes metroojaamas. Ühte sarnast olukorda, mitte mida siis rokikaitse nii palju suutis, et päris viskele kedagi kohe vabaks ei jäetud, aga Archibald ei ole 10, kus pannakse ikka viimasel sekundil ise teele. No see ei ole muidugi nii otsustav, kui mõnda mängu otsustav viimasega. Või Doronini paneb lepiku number 3 peale. Võtab selle palli Soko käest ära ja nüüd on 2-1. Ja Archibald läheb ise ahnet korvi peale ja ei tohiks lugeda, sellepärast et vabaviski tabavusprotsent temal ongi Eesti meistriliigas 50%. No küll on nüüd vahe siis kehva. Minu arust ikkagi tänu sellele maalakaitsele saadud 4 punkti peale ja see lisab juba mängu üksjagu põnevust. Vahepealne 14 punkti tekitas üsna lootusetu tunde. Hästi ja Ospi tõmbas kaitses. Casey Archibald. 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 Piisavalt võidavad. Töö Kalevi meeskond, number 7, Valdo Kriisa, number 8, Ilman Piik, number 9, Erik Edus. Casey Archibald.